Ma eelnevalt Kaleviga rääkisime, et millest me üldse täna võiks rääkida. Pumba tehnika või tehnoloogia on nii lai, et alati peab mingisuguse fookuse valima. Loodan, et tunnist ajast on piisav, aga tavaliselt ei ole. Minu nimi on Jüri Maasing. Olen Grundfossis müügiinsener. Staaž on rohkem kui 11 aastat. Vastutusvaldkonnaks on tegelikult ärihoonete projektimüügiturg. Infrapoolega tegelen vähem. Mõni sõna mul tööandjast ka. Taani ettevõte. Pump oleme tootnud kauem kui 75 aastat. Ja Eestis oleme esindusena aastast 2000. Praegu oleme üks tuntumaid pumbabrände kogu maailmas. Ettevõttes töötab rohkem kui 20 000 inimest. Eestis 7. Slaid kohe hakkas tõrkuma. Kas te teadsite, et kogu maailma tehnika elektritarbimise all on pumbad kasutavad umbes suurusjärku 10%. See on üsna suur määr. Ja statistika räägib, et 2/3 kõigist tsentrifugaalpumpadest kasutavad kuni 60% liiga palju energiat. Seda toetavad ka meie enda teostatud mõõtmised, kus me näeme ohtralt üledimensioneeritud pumbalahendusi. Et kui iga ettevõte kasutaks tarkasid pumbasüsteeme, oleks võimalik 4% kogu energiatarvitusest kokku hoida. Üks allikaks, selle andmete allikaks on Europump, mis on Euroopa pumbatootjaid ühendav assotsiatsioon. Päris palju fakte tuleneb sellelt analüüsi kogumilt. Grundfos leiutas automaatselt isekohanduvad pumbad ja mootorid, kus pumba energiatarvet kohaldatakse vastavalt vajadusele. Lihtsam äärmuslik võrdlus oleks ühe kiirusega pumpa. Aga tänapäeval vajadus muutub pidevalt ja seda saab ka teha ka pumbaga. Muuta vastavalt vajadusele selle hüdraalist esitust. Heaks näiteks on väikesed tsirkulatsioonipumbad. Võrreldes 20-aastase taguse ajaga ja võrreldes tänapäevaga sisuliselt on tänapäevane pump kasutab selle aja pumbast 17% elektrienergiat. Tehes ära sama töö. Et samamoodi, kui teil kujutate ette mobiiltelefoni endal taskus, mida te kasutasite 20 aastat tagasi ja mida te praegu kasutate, sisuliselt sama toimub ka pumbatehnoloogias. Tehnika areneb. Pumba tootjana või pumba müümisele me ei vaatle ainult ostu ega müügi tehingu väärtust. Me lähtume kogu elukaare tsüklist, millest erinevatel pumba mudelitel, aga suurusjärgud jäävad samaks, et 5% kogu elutsüklist moodustab ostukulu, ligi 10% hoolduskulu ja suurem osa
elutsüklist moodustavad energiakulud ehk see annab pumba omamise mõõtme. Täna räägin ühest Grundfossi lipulaevast Magna 3 ringluspumbast. Et see on integreeritud kontrolleriga seeria, kus pumba jõudlust on võimalik seada vastavaks süsteemi tegelikele nõuetele. On ette nähtud ringlevatele vedelikele muutuva vooluhulgaga küttesüsteemides, analüüsib automaatselt küttesüsteemi, leiab optimaalse seade ja kohandab oma tööd vajaduse alusel. Tulemuseks on kasutusmugavus ja minimaalne energiatarve. Lisaks on nad kergesti juhitavad ja töökindlad, madal müratase, pikk tööiga ja need on hooldusvabad. Neid saab väljaspoolt juhtida ja monitoorida või jälgida. Sobivad küttesüsteemides näiteks suuremad korterelamud või büroo ärijooned. Kodumajapidamistes on väiksemad pumbad. Millest tekib, see on energiaefektiivne pump. Üks on selle füüsiline pool. Aga mitte ainult füüsiline pool ei ole oluline, vaid ka juhtimisseadistused, funktsioonid, mis pumba tööd juhivad. Optimeeritud hüdraulika, iga pumba toome karbis koos isolatsioonikoorikutega, mis iseenesest vähendab soojuskulu läbi pumba korpuse. Et ei pea neid eraldi turult taga otsima ja aega ja raha täiendavalt kulutama. Pumbal on sisse ehitatud diferentsiaalrõhu ja temperatuuri andur reaalse tagasiside toomiseks süsteemist. Mootor koos integreeritud munduriga, mis püsib püsimagnet rootoril. Iseenesest on see neodüümist, mis on kõige suurem looduslike magnetiliste omadustega metall. Magna sirgupump on lihtsalt rohkem kui lihtsalt pump. Kui sa lisada, et koos pumbaga ei ole vajalik kasutada drosselventiili, kuna ta muudab oma tootlikkust ise, lisada see võimalus soojusenergia kulu kokku lüüa või ka abistab kasutajat, siis see teeb mitu head asja ühes lahenduses. Magna pump on rohkem kui 200 mudelit, mis peaks välistama üledimensioneerimise võimaluse. Iga parameetri jaoks on sobiv lahendus olemas. Energiatõhusus. Erinevate pumbatootjate lahendusi märgrootoriga pump saab võrrelda energiaefektiivsuse indeksiga. Iga tootja annab selle oma pumba kataloogis. Iseenesest on see Euroopa Liidust tulenev energiadirektiiv, mis esitab nõuded pumbatootjale. Aga see energiaefektiivsuse indeks võtab kokku pumba energiatarbe kogu skaala ulatuses, mitte ainult parimas efektiivsuse osas, mida võib-olla mõned armastavad välja tuua, aga kogu koormuse piirides ja võrdleb neid. Siis räägin lühidalt
arukatest juhtimisrežiimidest. Mille poolest me eristume. Täna paigaldusest ja juhtmevaba tehnoloogiast väga ei räägi, et ajapiir on ees. Aga toon välja, et kuidas saab kasutada pumpa näiteks süsteemi monitoorimisel, kasutades lihtsalt ära pumba omaduse. Esiteks märgrootoriga disain välistab peamise hoolduskulu, milleks on võllitihend. Võllitihend on siis elementaarne kuluosa, mis eristab pumba märja osa elektriosast. Märgrootoriga pumpadel seda ei ole. Ja me oleme tootnud seda tüüpi ringluspumpa rohkem kui 30 aastat juba. Kus need kasutatakse? Kõik suuremad hooned, vahel ka kaugkütte katlamajas, kuigi seal on sageli teistsugused lahendused, välise mootoriga ringluspumbad. Rakendusalad täpsemalt küte ja jahutus kuuma tarbevee liigutamisel, aga samuti ka maaküttes või päikesekütte süsteemideni välja. Siin olen toonud lihtsustatud põhimõtte skeemi küttelahendustest. Kui siin vasakul pool on soojusallikas koos pealiini pumbaga ja harudel siis kliimaseadmed, soojustagastusega ventilatsioon, 2 ja 1 toru radiaatorsüsteemid ja põrandaküte. Ja sund siis katla temperatuurisisendi hoidmiseks. Reaalsuses on neid harusid või küttepüstakud palju enam ja siit võivad veel ka hargnemised tulla. Aga nagu öeldud, on see lihtsustatud skeem. Või siis kuuma tarbevee rakendus. Tarbeveele soovitame roostevaba korpusega lahendusi, just rooste pärast. All toodud primaarpool ja üleval skeemil on toodud lihtne tarbija pool. Temperatuuri järgi juhtimine, siin on toodud näide. See on pumba tingmärk. Pealevool soojusvaheti, tagasivool. Pumpa saab juhtida nii temperatuuri hoidmiseks kui temperatuuride vahe hoidmiseks. Hiljem tulen selle juurde tagasi ja räägin täpsemalt. Kogu toote valik sellel pumba seerial anname horisontaalteljel tootlikkuse ja vertikaalteljel tõstekõrguse. Selle 200 mudeli alla käivad ka siis roostevaba tarbevee lahendused või näiteks topeltpumbad. Kuni 70 kuupmeetrit tunnis ja maksimaalselt 18 meetrit veesamast tõstekõrgust. Küttemehed räägivad kilopaskalitest, siis 180. Ja töötemperatuur -10 kuni +110. Mis see tähendab? Mudel 2540. 25 esimene number iseloomustab pumba ühendusotsasid, ühendusmõõtu TM25 torustikku ja 40 väljendab maksimaalset tõstekõrgust kilopaskalites. Valdav osa tooteid juhindub sellest samast märgistusest.
Võidakse anda ka näiteks tööratta nimi suurus, mitte märgrootoritega pumpedel. Tahaks öelda, et isekohanduvad režiimid on Grundfossi pumbal unikaalsed. Võimalik, et mõni teine tootja on need samuti kasutusele võtnud, ma ei tea seda. Aga lühidalt, mis on need targad juhtimisfunktsioonid, et autotapt. See on juhtrežiim, mis põhineb proportsionaalse rõhu graafikul. Et proportsionaalselt, kui tarbimine kukub ära või väheneb, proportsionaalselt pumba tootlikkusega vähendatakse ka pumba poolt süsteemi antavat rõhku. Kuna väiksema vooluhulga juures torustikus on ka rõhukadu väiksem. Ja ei ole mõtet hoida üleliigset rõhku süsteemis. Iseenesest seda saab mõõta rahas. Kui aega jääb, siis teeme hiljem paar arvutust läbi. Flow limit on siis funktsioon, mis annab võimaluse ära piirata tootlikkust pumbal. Üle seatud väärtuse ta lihtsalt ei lähe. See aitab eemaldada süsteemist üleliigse vooluhulga. Ja flow adapt on siis kombineeritud need kaks isekohanduvat režiimi. Veel kord. Pumba graafik antakse QH teenestikus. Tootlikkuse skaala horisontaalil, tõstekõrgus vertikaali peal. Kõige ülemine joon on pumba karakteristik ehk pumba kõver. Kui siia tõmmata ei õnnestu tõmmata. Süsteemi kõver ja pumba kõvera ristuvuspunkt annab tööpunkti. Projekteerijad arvutavad seda. Seda nimetatakse arvutuslikuks tööpunktiks. Sellest juhinduvalt pumba tootja valib toote. Need väiksemad jooned allpool on erinevad kiirused. Kiirust alandades väheneb nii pumba tootlikkus kui süsteemi antav rõhk. Need mustad paraboolid on siin kasuteguri kõverad. Flow adaptist pidi rääkima. Iga tsooni dimensioneeritud vooluhulga ehk vajaliku soojusenergia tuleneb pumba tootlikkusest. Ja seda saab arvutada. Kujutage ette hoonet 10 000 ruutmeetrit. 10 000 ruutmeetrit. Võtame soojuskadudeks. Uue hoone puhul võetakse 50 vatti ruutmeeter. Vanad soojustamata hoonetel võetakse see number pigem 100 vatti ruutmeetri kohta. 10 000 pindala hoone soojusvajadus on 500 kilovatti. Pumba vooluhulk ehk tootlikkus antakse Q-na. Samamoodi annavad soojusenergeetikud ka soojushulga Q-na. Aga ma püüan näidata seost vajaliku soojushulga ja pumba dimensioneerimise vahel. Anname vajaliku soojushulga Phi-na.
see korrutatakse 0,86 võimendusteguriga, et vastust saada kuupmeetrit tunnis. Iseenesest on ta teisendustegur. Ja vajalik soojushulk jagatakse delta T-ga ehk temperatuuride vahela, mis saab peale süsteemi laset. Kodus läheb katlas peale 60, tagasi tuleb 40 näiteks. Põranda küttes palju vähem. Et 10 000 ruutmeetrise küttepinnale hoonele arvutan sobivat pumba suurust. 500 kilovatti korrutan 0,86-ga. Jagan, mis me tempot teeks võtame? 20 klassikalise näite. Ma olen selle arvutuskäigu juba läbi teinud, et saan öelda, et pumba nominaalseks vooluhulgaks oli 21,5 kuupmeetrit tunnis. Lisaks projekteerija arutab rõhukaotussüsteemis selle vooluhulga juures. Rõhukaod laias laastus jagunevad liinikaod ja kohttakistused, näiteks ventiilid, toru üleminekud, soojusvahetid, mudafilter. Liinikaod on liini pikkus ja liini diameeter. Materjal on oluline, et plastiktorus on takistus voolamisel väiksem, kuid näiteks 50 aastat tagasi maapinda pandud malmtrass. Ma saan ohtralt näiteid tuua elust endast. Näiteks Riia vanalinnas on 100 aastat tagasi paigaldatud kaugküttetrasse, mis on 100 aastaga täiesti täis kasvanud. Et sealne takistuse arvutus on peavalu ilmselt igale projekteerijale väljakutse, pluss veel muud ohud. Biofilm ehk on täis kasvanud bioloogilist muda. Sealt tulenevad bakteriaalne oht, näiteks legionella, aga täna ei ole see kursus, millest sellest rääkida. Autotapp. Vooluhulka ja rõhku suurendatakse kuni seatud piirväärtuseni, antud juhul 21,5 kuupmeetrit tunnis näiteks. See määratakse ja pumpa juhitakse mitte enam kiiruse järgi, vaid proportsionaalse rõhu funktsiooni alusel. Kuni seatud piirväärtuseni. Punane punkt peaks siis iseloomustama pumba muutuvat tööpunkti. Siis hakkab pump rõhku langetama kuni hetkeni, mil vooluhulk hakkab vähenema. See välistab süsteemist üleliigse rõhu. Tekitatakse uus proportsionaalse rõhu graafik. Juhitakse siis madalama graafiku alusel. Et see ongi autotapp funktsioon või arukas juhtimise režiim, kus pump teeb otsuseid ise kasutaja eest. Et ilma muutudest ei pea minema ja pumpa ümber seadistama. See ongi tänapäevane moodne arukas pumbalahendus. Ta teeb seda teie eest. Siin ma võrdlen tasuvusgraafikul sellist 20 aastat vana pumbalahendust UPS
tänapäevast Magna 3 analoogset mudelit 40-120. Talle anname tööea 15 või 20 aastat. Elektroonika tavaliselt hakkab väsima 15 aasta peal. Ja vertikaalteljel on siis rahaline maksumus. Graafikud algavad soetusmaksumusest ja sellele lisatakse siis elukaare kulud, milleks siis ongi valdavalt pumba poolt tarbitud elektrienergia. Investeeringu tasuvus vähem kui 2 aastat on suhteliselt tavaline. Et sageli on isegi see vähem. Et meie tootjana soovitame üldiselt välja vahetama hakata juba 10 aasta vanuseid lahendusi, kuna nad on tehnoloogiliselt vananenud ja ka moraalselt. Ja nagu öeldud, see jooruk, mida ma räägin, et seda toetavad tegelikult reaalsed mõõtmised süsteemis. Oleme ka teinud Mašatinile Marja Katlamajas täispumba auditi. See oli aastal 2009. Mis veel pumbas on? Mitte ainult muundur ega targad funktsioonid, vaid ka automaatika klembliist, näiteks väliseks juhtimiseks. Et üks analoogsisend, 0-10 volti või 4-20 milliamprit väline signaal, relee väljundit, mis on siis häire või oleku edastamiseks. Ja 3 digisisendit eemalt juhitud start-stop töökäskude jaoks. Katel läheb tööle, katlakontroller saadab pumbale väikse madalvoolu, käivituskäsu, mine tööle. Pump läheb tööle. Ilmuma ka mikrochip ehk kaugjuhtimine, andmesiini edastus. See on siis, kui targas hoones on S-controller süsteem, mida nimetatakse erinevalt. SCADA, BMS, Building Management System, mis juhib mitte ainult pumpasid, vaid ka võimaldab andmesidet pumba ja kontrolleri vahel. Eks katla automaatika võtab arvesse seal ventiili asendit või muunduri koormust või mootori koormust, mida iganes. Seda on võimalik, kõik mida pump kokku mõõdab, on võimalik andmesidega edastada, kaasa arvatud soojusenergia näitu. Välise signaaliga lineaarne juhtimine. 10 volti pump töötab 100% kiirusega. Väärtus kukub signaali 0-2 volti. Saab määrata, kas pump seiskub või jääb tööle miinimum kiirusega. Iseenesest ringluspump ei peagi tegelikult seisma jääma. Sellepärast miinimum kiirusega. Nii, palju on küsitud, mis asi on see soojusenergia arvestamine. Kui täpne see on, mis sellest saab? See ei ole täppis tööriist. Selle veamäär on +-1–10%. Pumba nominaaltootlikkuse juures on see hästi täpne, +-1. Probleem on siis, kui mõõta tuleb hästi madala vooluhulkade juures. See on mõõteriistade eripära. Neid jaotatakse skaala jaotise ja täpsusklasside järgi. Eristatakse off-scale ja full-scale andureid.
ebatäpne on ta madala vooluhulkade juures, kui maksimaalsest vooluhulgast on kasutusel pumbal ainult circa 10%, siis veamäär on suurema. See välistab selle alusel soojusenergia arvete esitamise. Selleks on soojusenergia mõõtjad või spetsiaalsed tooted. Aga see annab korraliku ülevaate kontuuride tarbimisest. Selle slaidiga annab see ülevaate. Kui hoonel on ida, lääne, lõuna ja põhja tiib ja igal kontuuril on oma pump, mis mõõdab, on võimeline kokku mõõtma soojusenergia hulga. Selleks on vaja kasutada pumpa sisse ehitatud temperatuuriandurit ja lisada siia väline temperatuuriandur saamaks temperatuuride vahet. Väline andur pumba automaatika sisendisse. Kuna pump tuletab diferentsiaalrõhu, mootori pöörete ja koormuse ampri järgi voolu hulga, mis pumbast läbi käib, siis selle tulemusel saab arvutada kokku ka soojuse energia, kui on teada temperatuuride vahe, soojuse energia kogus. Kokkuvõttes aitab teha hoone haldajal otsuseid. Mingi tiib kasutab kütteperioodil märksa rohkem, et teha otsuseid, kas vahetada pakett akende vastu või täiendav seinasoojustus panna või vähendada kadusid läbi lae või mida iganes. Et see on hea abimees. Kasutades ära lihtsalt pumpa sisse ehitatud võimalusi. Kõige lihtsam slaid. Grundfos Go on kaugjuhtimispult teie nutitelefonis. See on vaba tarkvara. Selle puldiga saab seadistada kõiki Grundfosi tarkasid pumpasid ehk elektrooniliselt juhitavad pumpasid. Kuni automaatika seadistuste ja käsu ja hierarhia prioriteetideni välja. Pumba oleku indikaator tuli. Roheline on tööolek, kollane on hoiatus ja kui on pump kuvab punast tuld, siis on jama majas mingil põhjusel. Ja neid häireid ja hoiatusi saab edastada. Nii, rakenduste abi või kasutaja viisart. Et paremal pool on liikuv menüü, kus kodukasutaja valib oma rakenduse, valib radiaatori süsteemi, kahe või ühe toru vahel valib automaatse lähenemise, vajutab OK. Kõik pump ongi seadistatud kütteperioodiks. Ta hoiab paigaldamisel ja seadistamisel aega kokku. Siin ma olen toonud võrdluse lihtsustatud funktsionaalsusega ja odavama pumbaga Magna 1 ja Magna 3 vahel. Kirjeldanud funktsioonide erinevust ja kõrvale toonud ka graafikud koos energiatarbega. Laias laastus Magna 1 on 20% odavam soetada, aga ta on ka ebatäpsem oma töös. 15 aasta peale samas tööpunktis, analoogsed mudelid 15 aasta peale selles tööpunktis kasutab Magna 1, see on vananenud elektri hinna juures circa 20% rohkem elektrienergia.
Magna 1 ei juhindu tagasiside anduritest. See toetub pumba tootja juhtalgoritmidele. Aga samamoodi kohandab oma tööd, kui termostaat ventiilid sulguvad, pumba mootori koormus kasvab, ta hakkab alandama süsteemi antavat voolu hulka, soojushulka ja ka vähendab ka rõhku. Magna 3 on täppisseadistatav. On võimalik juhtida täpselt soovitud parameetrite järgi. Ja Magna 1 ei ole andmeedastuse võimalust. Et on ainult üks relee väljund oleku või häire edastuseks. Nii palju, kui on inimesi, erineb ka müügi või tehniline argumentatsioon. Et konsultante ja ehitajaid või automaatikuid kõnetavad erinevad asjad. Ja see on slaid, Kalev, mille järgi ma küsisin, kuhu ma selle fookuse panen. Kas publikuks tulevad automaatikud, kes tahavad teada hoopis selliseid asju, mida ei taha teada paigaldajad. Rohkem infot leiab meie koduleheküljel. Täna räägitud väited on esitatud ka meie koduleheküljel, milleks on grundfos.ee. Lisaks on olemas online'is kõik kasutus, paigaldusjuhendid, põhjalikud andmevihikud kuni paigaldaja pildiraamatuteni välja. Nüüd läheb märksa sügavamale. Et ma jätsin, ei oskab kellaaega öelda. 15 minutit räägime energeetilisest profiilist. Väga hea on seletada pumba esitust pumba graafiku põhjal. Lisaks eelöeldud QH graafikule on antud ka võimsusgraafik siin all. Kehtivad energeetilised seosed. Vähendades pumba kiirust 2 korda ehk mootori pöörete arvu, väheneb pumbast tulenev voolu hulk võrdeliselt 2 korda. Aga rõhk väheneb ruutsõltuvuses. Kui te vähendate kiirust 2 korda, väheneb pumba antud rõhk süsteemi 4 korda. Samamoodi muutub ka torustiku vasturõhk sama põhimõtte alusel. Aga mis teeb võimsustarve? Vähendades kiirust 2 korda, näiteks sagedusmuunduriga pumba tööd kontrollides, väheneb võimsustarve kuupsõltuvuses. Siis 8 korda. See kirjeldabki põhimõtteliselt kogu energia säästu teooria. Järjest vähem ja vähem juhitakse pumpa ühe kiiruse järgi. Siin skaalal on antud erinevad kiirused. Et tavaliselt välise mootoriga pumbalahendused miinimumkiirus on 25% nimikiirusest. Nimikiiruseks on 3000 pööret minutis või on 1500 pööret minutis, 1000 pööret minutis elektrimootor.
juhtfunktsioonide järgi. See on ainult sagedusmuunduriga muutumatus süsteemis juhtimine. Kui te näiteks muudate süsteemi omadusi, keerate peale pumba ventiili kinni, siis pumba parameetrid muutuvad. Mille järgi juhitakse? Ma olen siin üleval tabelis toonud enam levinud juhtimise viisid. Kui ma praegu rääkisin rõhu järgi juhtimisest, siis kõige lihtsam viis sagedusmuunduriga ilma täiendavate anduritega on kiiruse järgi juhtimine, konstantne graafik. Siis levinud konstantse rõhu järgi juhitakse pumpa tarbija vajaduse järgi näiteks avatud veesüsteemides või lühikese jaotustoruga küttesüsteemides, näiteks põrandaküttes. Pikkade jaotustorustiku puhul, no näiteks kaugkütte trassid või pikemad küttepüstakud soovitame juhtida proportsionaalse rõhkude vahe järgi. Just nagu millest sai räägitud, et vähendades pumba tootlikkust, kui seda vaja ei ole, tarbimist ei ole, vähendatakse ka süsteemi antavat rõhku. Lisaks veel on võimalus juhtida temperatuuri järgi või konstantse tootlikkuse järgi. Pump kiirendab ja aeglustab ennast, aga hoiab ühtlast tootlikkust. Kus näiteks filtripesus jahutusmees, chillerid, jahutite pealevoolus, kas hoitakse konstantset tootlikkust. Küttemajanduses kõige sagedamini juhitakse temperatuuride vahe järgi või rõhkude vahe järgi. Mõned näited erinevatest süsteemidest. Neid on kindlasti palju rohkem. Siin tõin välja, mis antud hetkel meelde tuli. Kas soovite midagi küsida, üle täpsustada? Siin on kõige olulisem koormusprofiil. Projekteerija arvutab maksimaalse tarve või hoone nominaalsoojusvajaduse. Reaalsuses pump veedab selles maksimaalses tööpunktis väga vähe aega. Et kui võtta aluseks standard kütteprofiil, kus on kütteperioodis 6500 tundi aastas. Septembrist maikuuni. Siis maksimaalses nominaalis pump võib-olla töötab 400-500 tundi aastas. Suurem osa ajast ta töötab 25 või 50% tootlikkuse juures. Ja kui on väiksem soojustarve, näiteks kujutate ette talve tipukoormust, kui väljas on -20 kraadi ja kui on +20 suvine režiim, kus sooja toodetakse ainult kuuma tarbevee saamiseks, siis pumbatöö erineb samamoodi nagu öö ja päev. Ja see on koht, kus on mõistlik kokku hoida, kas panna tipukoormuse katmiseks mitu väiksemat pumpa paralleelselt töösse
et väiksem pump töötaks väiksema koormuse juures suurema osa ajast ehk teeks seda märksa efektiivsemalt. Võib-olla näitan teile. See on meie kodulehekülg dimensioneerimise tööriistadega. Teeme kiire valiku läbi. Siia on kiire mõõtmestamine lisatud, aga saab kasutusala järgi dimensioneerida pumba perekonna järgi, pumba ehituse järgi. Valin praegu pumba pere ja võtan tüüpilise ringluspumba inline püsikiirusega. Öelge mingi tootlikkus. Paneb kiilust kinni vist. Kui ma tahvli peale minema. Algus oli hea. Võtame mingit tüüpparameetrit. Kuppi. Sidestades lähteandmed, oodatud tootlikkus ja rõhukaot saab suurem osa valikuid ära teha. Edasi filtrid on, kas soovite muutuvat kiirust, missugust, mitu faasi on teil kasutusel, kas 1 või 3 faasi. Pinget ei pea isegi dimensioneerima, meil on faaside vahel 400 volti või ühenduse suuruse järgi. Neid filtreid kasutades valib kogu pumba perekonnas siin paremal pool sobivamad mudelid välja. Nende paari parameetri järgi viskab lahti võimalikud lahendused, indikeerib leti hinnad, indikeerib elukaare kulud ja annab võimaluse graafikuid võrrelda, et kus arvutuslik tööpunkt asub pumba graafiku suhtes. Kuni laoseisudeni välja, mida on kiiremini võimalik kätte saada. Et see on niisugune klassikaline juhtum, et kindla peale valitud lahendus sellele pumba parameetritele. Siin on tohutu tootlikkuse varu, siin on rõhuvaru ja ka võimsusvaru. Et kindla peale tehtud valik. Et kindla peale tehtud valik on meil antud juhul 1,1 kilovatti nimi võimsusega mootoriga ja reaalsuses see pump kulutab selle tööpunkti hoidmisel 970 vatti. Kuna pumba karakteristik kujuneb välja pumba kõveral, mitte siin allpool, kus projekteer on oma arvutusega näinud. Sisuliselt on meil nii rõhus kui tootlikkuses tohutu varu. Seda saab mõõta. Ma panen peale sellele pumbale kontrollitud juhtimise ehk muutuvkiiruse, välise sagedusmuunduri näiteks.
ja hoian seda pumpa selles parameetris, nagu me oleme välja arvutanud. Võimsustarve kukub 613 vatini, palju ta tarbib mootor ja ka sagedusmuundur elektrivõrgust. Et see on määratu energia kokkuhoid, lihtsalt kasutades kontrollitud pumbajuhtimist. Siin kõveral oleme kasuteguri, et antud juhul on juhuslik valik on hüdrauliline kasutegur 56 ja koos mootori sagedusmuunduriga on väiksem. See punane kriips on siin süsteemi kõver. Et kui projekteerija on eksinud vasturõhu arvutustes, mis siis juhtub, et näiteks süsteemi vasturõhk on palju madalam kui valitud pump või objektil juba paigaldatud pump. See piirkond väljaspool seda helesinist ala on potentsiaalse kavitatsiooni piirkond. Ehk vasturõhk selle pumbamudeli jaoks on liiga madal. Kavitatsioon on nähtus, kus pumpa tekib sisse turbulentne vool, aurumull, mis liigub erinevates rõhupiirkondades pumbas sees ja kukub kokku. Ja see tekitab kuni 10 000 korda suuremaid rõhupiike, mis reaalsuses lõhub pumba mehaaniliselt. Selle läbi langeb pumba hüdrauliline esitus ja kokkuvõttes tuleb ka see maha kanda mingil ajahetkel. Aitab. Olen käinud ka ise näiteks kose trassi peal keeranud sulgventiili trassi peal koomale, et pump töötaks graafikus. Soovitan veel midagi küsida. Kõik soovitan kasutada Grundfossi Academyt, kus on lihtsad põhimõtted, videod koos eestikeelsete tõlgetega pumba paigaldusest või funktsionaalsusest või millast iganes. Lihtsalt eneseharimise eesmärgil. See kõik on tasuta ja vabalt juurde pääsetav. Kui soovite kursust läbida, siis soovitame registreerida konto ja saada rohkem teada. Minu poolt on kõik. Loodan, et andsin lihtsa ja kiire sissevaate. Saab ka palju rohkem detaili minna.